Mina olen Tarmo Tammus, mina olen täna siis teie juhendaja selle toreda spordiväljaku avamisel ja mul on olnud au neid spordirajatisi viimase mõne aasta jooksul päris mitmeid, ütleme siis mitme kaasa lüüa nende avamisel ja mul on väga hea meel, et riik ja kogukond on võtnud selle suuna, et spordiväljakud on meile vajalikud ja noored sporti suunata on ainuõige tegu. See võib-olla on riigile väike samm, aga kogukonnale ja kindlasti Kehtna vallale on see staadion suur samm. Aga ma paluksin siis avakõneks siia maailmameistri, olümpiavõitja, EOK spordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri. Palun, aplaus! Ma küsiks ühe toreda küsimuse ka, et kui me vaatame nüüd seda äsja renoveeritud staadionit, siis kui kettaheide välja jätta, siis milline kergejõustikuala võiks olla see, mis siin staadionil laineid lööks? No ma arvan, et kuna ma siin tausta uurisin, et tegemist on vähemalt vabariigi mastaabis sellise top 3 staadioniga, siis ma arvan, et ikkagi tulemus sõltub pigem meie enda talentidest ja meil on, ma arvan, praegu selline väga viljakas mitmevõistluse periood, nii et ma usun, et miks mitte üks selline vägev mitmevõistluse tulemus võiks siin staadionil kindlasti sündida. Väga hea, aitäh teile! Aga mul on hea meel teid kõiki tervitada, et maakonnarahvast kohalikku inimeseks on tulnud tervitama. Et tõesti, mul on siin täna volitused esindada kindlasti eelkõige iseennast, aga olümpiakomiteed, koolispordiliitu, kergejõustikuliitu ja endise siis maakonna inimesena kindlasti minul pole au kunagi siin staadionil võistelda olnud. Et ma siin natukene uurisin tausta ka ja ma saan aru, et seda staadionit tegelikult on oodatud pea 20 aastat. Vahel asjad võtavad aega, aga täna me näeme tõesti, et siin on kõigile võistlusstandarditele vastav staadion, kust me loodame kindlasti järgmitaval aastatel sünnivad head tulemused. Miks mitte täna, meil on siin ju kohe selline huvitav kohalik duell meie sprinterite näol olemas, nii et mine tea, mida kõike see staadion endas peidab. Aga kui vaadates üldiselt, siis kindlasti selliste spordirajatiste kvaliteeti tõus kindlasti suurendab meie laste ja kogukonna liikumisvõimalusi. Et ma usun, et see ei ole kellelegi uudis, et lapsi on üha raskem saada liikumise juurde, aga seda enam, et kui on vähemalt sellised head tingimused kodu kõrval olemas, siis ma usun, et see võiks igal juhul lapsi innustada spordiga tegelema ja kindlasti teine, lisaks sellele heale rajatisele oluline märksõna on kindlasti inimesed, treenerid, kogukonna inimesed, kes siis hakkavad seda asja siin vedama ja ma loodan kindlasti, et te leiate endale siia inimesed, kes meelitavad ka need lapsed siia särasilmil spordiga tegelema. Omalt poolt kindlasti ma loodan, et nagu ma juba ütlesin, siin küsiti, milliseid tulemusi võiksid staadionilt selles mõttes sündida, siis kindlasti ma loodan, et siit võiks tulla igasuguseid häid tulemusi. Käisin ka, vaatasin üle heitesektorid, ruumi on piisavalt, et siin tundub, et ketast võib heita 100 meetrit ja enam. Kuulitõukes on ka selles mõttes igati soliidne sektor, sest et väga tihti kui me staadionitel läheme, siis kas see lõpeb kuulitõukes kuskil 20 meetri või 22 meetriga, aga kuna ka sel aastal on värskelt tegelikult kuulitõuke maailmarekordit uuendatud, mis on juba tublisti üle 23 meetri, siis tundub, et isegi võib-olla Ryan Krauser mahuks siia sektorisse ära ja võiks tõesti näidata sellist kuulikaart, mis on maailma absoluutne tase. Aga kindlasti ma omalt poolt sooviks nii
meie tippsportlastele kui ka kõigile noortele, kes siin kogukonna ümbruses siis siia tees ja staadionil leiavad, et see on üks äge koht, kus trenni teha. Ja mul on üks selline ka tore kingitus, et nimelt igal siis suurel tiitlivõistlusel on reeglina kombeks siis kõigile osalevatele riikidele kinkida selliseid ametlikke teatepulkasid ja just see teatepulk on pärit 2019. aasta maailmameistrivõistlustelt Dohast. Mäletavasti meie koondise oli see edukas MM, kus siis Magnus Kirt võitis hõbemedali odaviskes ja ma usun, et üks selline teatepulk on üks selline väga hea sümbol ja igal juhul ma arvan, et see teatepulgaga mina tahaks küll siis kogukonnale soovida spordirõõmu, edukaid tulemusi. Kindlasti loodame, et siit samast Kehtnast või siit ümbrusest sünnivad meie järgmised olümpiasportlased. Igal juhul selleks kõik tingimused on loodud ja nüüd tuleb lihtsalt ainult leida need lapsed, kes tahavad siin käia ja need unistused teoks teevad. Nii et kõike edu ja sportlikku kogukonda. Aitäh! Võtan selle vastu. Nii, aga siin juures ma kasutaks kohe võimalust ja võtaks siia Kettale autogrammi. Et siin käis ka läbi küsimus, et palju mul täna võiks käeses olla. Ma ei ole nagu väga aktiivselt Ketast enam käes hoidnud, aga 50 kuskil 7-8 meetrit võib-olla selles mõttes mõne treeningu järgi on isegi võimalik ja kui siin puhuvad sellised soodsad tuuled ka nagu täna, siis mine tea, aga ei luba, et ma nüüd siin kohe võistlema hakkan, nii et aga ma panin siia oma autorammi, panin oma parima tulemusi ja loodan, et miks mitte keegi siin Kohilas kunagi heidab uue Eesti rekordid. Või jah. Aitäh! Tervist ka minu poolt, jah, et mina esindan täna Spordiliit Jõud ja tänase või selle nädala tegemisi üle vaadatuna koos Tarmoga jõudis, siis tuleb tõdeda, et paraku või õnneks ei ole Eestimaal see ainukene spordiobjekt, mida täna just avatakse. Nii et siis Tarmo läks Tartu valda spordiobjekti avama või vähemalt osalema selle avamisel ja mina olen siis täna siin. Et see vist on ajastu märk, et spordiobjekte ja staadionid avatakse ikka sügiseti ja iga 4 aasta tagant. Aga elades jah siin 20 aastat või elanud, siis olen loomulikult ma kursis selle staadioni hingeeluga vähemalt selle 20 aasta jooksul. Eks siin ole peetud ju maakonna meistrivõistluseid, koolinoorte spordivõistluseid, suvemänge maakondlikke. Olen ise saanud jalasoojaks sellel rajal, küll siis veel kummimattidega rajal ja osalenud ka asjade organiseerimisel. Jah, tõesti on hea seista sellisel ilusal staadionil siin, et paraku on ka aeg võtnud lõivu kergejõustikust, et kui me nüüd Kehtna valda vaatame, siis Kehtna vald ei ole üldse pildis kuhugi kadunud ju. Vaadatuna selle aasta olümpiat, kui meil oli olümpia esindaja Kehtna vallast ja ka just värskelt 3 Kehtna koolitüdrukut osalesid U19 saalihoki MM kvalifikatsioonimängudel Tallinnas, mis toimusid siin mõned päevad tagasi alles. Nii et Kehtna vald on päris pildis olemas. Jõudi esindajana loomulikult on hea meel, kui on jälle üks spordiobjekt juures, kus tõesti kvaliteetselt ja saab sporti harrastada ja sellised ajad kutsuvad ka loomulikult siia harrastajaid ja miks mitte ka tippsportlasi tegelema. Jõud korraldab iga aasta omavalist suvemänge ja ka sellel aastal oli küll Käärikul üle 2000 osaleja suvemängudel, nendest 544 oli kergejõustiklasi ja nendest 544 tõesti 7 oli ka Kehtna vallast. Nii et aplaus nendele 7. Ma loodan, et Kehtna vallal ei ole enam ühtegi ettekäänet ja põhjendust, miks ei võiks olla Kehtna valla sportlased esindatud järgmistel suvemängudel, mis toimuvad kindlasti ka järgmisel aastal. Nii et jõudil on hästi läinud, isegi koroona ei ole takistanud suvemängude korraldamist, meil on nad nii hästi ajastatud.
ma tahan loota ja ma soovin Kehtna vallale, et see staadion oleks tegijatest ja pealtvaatajatest kogu aeg tulvil, et kui tekib kulumine, siis vähemalt põhjendatud kulumine nendest jooksjatest ja hüppajatest ja heitajatest. Ja soovin Kehtna vallale jõudu ja jaksu selle staadioni täitmisel ning anname üle ka siis Kehtna valla või staadioni pidajale ühe rahalise auhinna. Vallavanem kindlasti, Indrek, oskab öelda, kuidas me selle üle saame kanda ja loodan, et saate seda sihipäraselt ja kasulikult ära kasutada. Nii et jõudu ja jaksu Kehtna vallale ning täitkem staadion tegijate ja pealtvaatajatega. Eesti noorte meister vehklemises ja Eesti noortekoondise liige Heiki Hepner. Tõepoolest suur rõõm on siin täna Kehtna staadioni avamisel teiega koos olla. Tegelikult olen esindamas nii Riigikogu poolt kui ka eelkõige omavalitsuste liitu. Ja kui ma mõtlen maakonna peale, siis meil maakonnas on üks vägev staadion olnud ja sealt on tulnud ka maailmaklassi tulemusi, mis on olnud lausa terve hooaja maailma tipptulemused, kui me mõtleme kettaheite peale. Aga sealt on tehtud ka vägevaid tulemusi ka teistel kergejõustikualadel, Odavise, aga ka päris hästi on joostud. Jutt on siis tõesti Kohila staadionist. Me teame, et tegelikult spordis peetakse kergejõustikku justkui spordi kuningannaks. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et meil on 4 omavalitsust, need on justkui selle trooni, selle kuninganna trooni jalad, siis enne oli nagu 1 jalg, nüüd on 2. Teate, see troon püsib palju paremini, aga 2 tükki on veel vaja saada, nii et pingutame koos ka selle nimel ja Gerd Kanteri poolt antud see teatepulk on justkui, nagu öeldakse, rusikas sõbra silmaauku, et me koos pingutaksime, et ikkagi see troon püsiks vägevalt. Ja ma ei kahtle, et küll me sellega tegelikult ära teeme. Ma olen siia kaasa võtnud 2 kingitust. Omavalitsuste liidu poolt on meil traditsioonilist olnud vihmavari. See on selline sümboolne kingitus, et me koos mahuksime ühe vihmavarju alla. Tegemist on ikkagi meeskonnavärgiga, ega see sport ei ole midagi muud, isegi kergejõustik, mis on küllaltki individuaalne ala. Kui sul ei ole meeskonna tuge, kui sul ei ole õlatunnetust, siis on raske ikka häid tulemusi teha. Et see oleks nagu siis maakonna poolt vaadatuna omavalitsuste liidus, ma peaks ütlema, et kõik need 4 valda on ka väga sõbralikult ühe vihmavarju alla mahtunud. Nüüd teine kink on mul enda poolt. Tahtsin tegelikult, aus vastus on tõesti võtta kaasa oda või ketta. Ja otsisin ja paraku pean tunnistama, et seda ei olnud sugugi nii lihtne saada. Staadion avamine tuli enne kätte. Ja siis läksin traditsioonilist teed mööda ja mõtlesin, et pole midagi. Tegelikult üldkehalise ettevalmistuse puhul on ka pallimäng päris hea ja kui see pall ikka väljakul püsib, staadionil püsib, et siis on kõik väga hästi. Ma soovin nii Kehtna valla rahvale kui kogu maakonnale edukat kergejõustiku tulevikku. Küll siit tuleb tublisid tulemusi ja küll me siit ka näeme tõesti mitte ainult Eesti klassi, vaid ka maailmaklassi tulemusi. Ma väga hoian sellele pöialt ja elan sellele kaasa. Aitäh kõigile, kes on pingutanud selle staadioni valmimise nimel ja edu meile kõigile. Ja vallavanem Indrek Kullam, siis ma küsiksin, mis võiks olla järgmine spordirajatis, mis vald korda teeb või üles ehitab? Ma võin käega näidata suunda ka või võib-olla lihtsustamiseks. Jah, loomulikult staadioni maja on see, mis tahaks kohe järgmisena saada, aga ma tean, et meil on mitmeid külasid ja asulaid, mis tahaks samamoodi omale vähemalt ühe 100-meetrise raja saada korraliku, et nii Järvakandi kui Kairepere ilmselt on meil siin järjekorras. Kena on näha, et olete võtnud vaevaks jahedapoolsel septembrikupäeval koos meiega tunda rõõmu järjekordse spordiobjekti avamisest. Väikeses omavalitsuses kogeb seda pigem harva, aga seda suurem on rõõm tehtu üle.
tänanegi staadion ei ole ju lõplikult valmis. Järgiaitamist tahab veel staadionimaja, nagu ma ütlesin, ja murugi saab mängusõbralikuks alles ülejärgmisel aastal. Tänane projektimajandus nõuab leidlikkust ja aeg-ajalt küll tuleb vähesega hakkama saada ja arvestama, et kõike korraga valmis ei saa. Kehtna staadion rajati 70. algul ehk täpsemini, nagu täna selgus, 1975. Ja võib öelda, et Kehtna staadion on oma sünnipäeva kingi saanud pisut enne kätte, ehk siis 75. 2025 saab ta siis 50-aastaseks. Viimane teadaolev renoveerimine toimus siin 1985, siis sai staadion kummimattidest katte ja staadioni maja, mis pidasid vastu tänaseni. Ja nagu siin öeldi, et seda remonti, seda uut staadionit on oodatud peaaegu 20 aastat, siis seda on ikka oodatud hulga kauem tundub. Kuni 2018. aasta jõuludeni kuulus siis staadion Kehtna Kutsehariduskeskusele ja siis tuli selline otsus, haridusministeerium kõigepealt tegi Kehtna valla volikogu juba enne jaanipäeva otsuse, et küsime selle staadioni omale, et kole halb oli vaadata, et ta on siuke õnnetukene ja see oli nagu tingitud selles, et kutsehariduskeskustel ei olnud nagu prioriteeti spordile. Sporti tehti tagasihoidlikumalt ja nii see asi nagu nende unustuse hõlma vajus. Ja jõulude paiku siis tõesti see staadion meile üle anti ja tänaseks on ta siis 3 aastat meie käes. Nii et kaunis ruttu läks. See, et meil on täna staadioni avamine, on eelkõige ehitaja projekteerija teene. Projekteerija võttis projekti teha ülilühikese tähtajaga ja sai sellega hakkama. Ehitaja tegi objekti valmis tähtajaliselt, ainust augusti, kui ilmastik ei võimaldanud viimast katet paigaldada, mis tuli teha ära septembri alguses. Ja meil oli tõsine hirm, et kui see vihmasadu järgi ei jää, et siis me tähtajaks seda valmis ei saa. Ja siinkohal ma ütleksin veel erilise tänu kindlasti Varrivälile, kes tegeles rahade leidmise ja otsimisega ja oli kuni projekti lõpuni täis indu ja initsiatiivi, et see asi lõpuks ja korralikult valmis saaks. Tänada tahaks ka Artur Ojasalu, kes on siin kogu aeg nõu ja jõuga juures olnud ja peaks ütlema, et inventar, kõik mis siia on saadud, on Arturi välja otsitud ja kombineeritud. Et palju sellest ei ole täna platsil. Meil on veel üks sõnavõtja ja selleks on Eero Kalberg, Kehtna Kutsehariduskeskuse direktor. Head spordisõbrad ja head kolleegid. Ma kahjuks peaksin alustama väikse ajaloolise meeldetuletusega. Ehk nagu Agus Ihko ütles, kui ausalt kõik ära rääkida, siis tuleks alustada sellest, et umbes täpselt 50 aastat tagasi Kehtna näidissovhoosi rahvas koos tehnikumiga hakkas arendama ideed staadioni rajamiseks. See pind siin on kuskil, ma arvan, 2, 3, 5 aasta jooksul tohutult autokolonnide viisi kruusaga täidetud. Ja nagu te kuulsite, 75. aastal jõuti siis selleni, et staadion avati. Ja kui nüüd umbes täpselt võtta, siis 44 aasta jooksul on koolid seda staadionit pidanud, korras hoidnud ja ilusti majandanud ja 19. aastal meie Kehtna vald jõudis siis peale 30 aastat iseseisvumist sinnamaani, et oli valmis selle üle võtma ja veidi ka üle käima. Aga selle puhul tahaks ma paluda siia vallavanema, et siis ikkagi nii nagu kord ja kohus kirjutada alla üleandmis vastuvõtmisaktile. Teie lahkel loal, härrad, prouad ja seltsimehed, tahaksin selle teatepulga, mis on päris nõukogude ajast, anda üle ja mitte lihtsalt ikkagi allkirja vastu. Ja aktis kõlab järgmiselt. Teatepulga
üleandmise vastuvõtuakt. Kehtna Kutsehariduskeskus annab üle ja Kehtna vallavalitsus võtab vastu staadioni, mis valmis 18. septembril 1975. aastal ja on olnud Kehtna näidissovhooz tehnikumi, Kehtna kõrgema põllumajanduskooli, Kehtna majandustehnoloogia kooli ja Kehtna Kutsehariduskeskuse halduses kuni 30. jaanuarini 2019. aastal. Ja täna 17. septembril 2021. aastal me saame selle oma kaelast ära ja hea peremehelikult üle anda. Selle annan siis kaasa. See on see vastus. Ära seda unusta. Meie sportlased on tegelikult siin kannatlikult oodanud, et saaksid teile näidata oma jõu ja ilu numbreid. Võime alustada siis lindi lõikamisega ühtselt võrdselt. Ja lõigata! Ja sellest hetkest alates kuulutan renoveeritud Kehtna staadioni avatuks sportimiseks. Aga läheme siis siit kiiresti nüüd võtt edasi. Alustame siis avavõistlusega. Arto Kivisild, esimene rada. Järvakandist pärit spordipoiss. 100 meetri aeg 11.86. U18 Eesti meistrivõistluste 13. koht 100 meetris. Võite julgesti aplodeerida. Teine rada. Ats Kivimets, U20 Euroopa meistrivõistluste 23. koht. Kolmas koht. Kolmas rada. Tanel Visnap, kahekordne kurtide maailmameister 2021. Nii 100 meetri kui ka 200 meetri distantsil. Neljas rada. Karl-Elik Nazarov, 100 meetri aeg 10.42. Euroopa 2021 aasta. Sisemeistrivõistluste 7. Viies rada. Karl Robert Saluri, 100 meetri aeg 10.59. Isiklik rekord 10.50. Kuues rada. Kaspar Grauen, meie kohalik Kehtna spordipoiss, 100 meetri aeg 11.32. Tuulega 11.24. U20 meistrivõistluste 26. koht 400 meetri jooksus. Ma ütlen ausalt, et olen suur mootorrataste arrastaja ja armastaja ja ma pole mootorrattaga kunagi nii kiiresti sõitnud, kui need poisid siit praegu jooksid mööda. Ja parim aeg 10.77. Ja loomulikult see on siis selle uue staadioni ka rekord. Ja loomulikult võitja läheb autahvlile. Arvesse. Ja autasutamiseks ma kutsun siia maailmameistri ja olümpiavõitja Gerd Kanteri ja vallavanem Indrek Kullami. 6. koht ajaga 12.00. Esimene rada Arto Kivisild. Viies koht, 6. rada ajaga 11.75.
Kaspar Krauen, meie oma kohalik poiss. Neljas koht, teine rada ajaga 11.39. Ats Kivimets. Ja esimene pjedestaali koht, kolmas koht, rada number 5 ajaga 11.27. Karl Robert Saluri. Teine koht, kolmas rada ajaga 10.94. Tanel Visnap. Esimene koht, kuldne, rada number 4 ajaga 10.77. Karl-Erik Nazarov. Ja esimesele kohale peaauhind loomulikult telekas. Küll seekord mustvalge, aga ei ole hullu, telekas on telekas. Ja järgnevad kohad saavad endale Selveri kinkekaardid, sest parandan, Sportlandi, mitte Selveri, Sportlandi kinkekaardid, kuigi ka Selveris on spordiasju. Sportlandi kinkekaardid saavad siis järgnevad kohad. Ja suur-suur aplaus võitjatele ja osalejatele! Nii, palju õnne sulle siis, Karl-Erik. Millal tuleb siis uus Eesti rekord? No järgmine aasta siin tehakse esimene võistlus, siis ma lähen platsi ja lähen püüdma seda kindlasti. Suurepärane, suurepärane. Kuidas oli võistelda selle uue staadioni peal? Väga kihvt, et tore, et inimesed tulid kohale kaasa elama, et see on alati tore, sest see aasta pole nii palju võistelda saanud publiku ees, et see oli kindlasti väga tore, aitäh. Ja noh, eks see ilm on nagu on, aga tuleb kohaneda ja hakkama saada, et väga tore. Väga ilus oli vaadata seda meeletut kiirust ja palju õnne veel kord ja loodan, et oled oma mustvalge telekaga rahul, et tasus pingutada. Muidugi, aitäh!